Palju õnne siis meile. Kuidas teie siis küppi tähistate? Pereringis või sõpradega või? On ainult kook laual või on snäkid ka? Kas sa tead, et kui me tahame jätkata tarbimist samamoodi nagu keskmine inimene maailmas täna, siis on meil vaja 1,7 planeet Maad. Kui me tahaksime aga elada nagu keskmine eestlane, soomlane, ameeriklane või austraallane, vajame 4–5 planeet Maad. Sellise järelduseni on jõudnud oma arvutustes inimkonna ökoloogilist jalajälge uuriv sõltumatu mõttekoda Global Footprint Network. Nende eestvedamisel tähistatakse igal aastal globaalse ületarbimise päeva ehk inglise keeles Earth Overshoot Day. Sellel kuupäeval ületab inimkonna tarbimine planeet Maa võimekuse ressursse taastada. Ehk siis, kui inimkond tarvitaks aastas sama palju ressursse, kui maakera suudab pakkuda, jõuaks nõudlus pakkumisele järele 31. detsembril. Kahjuks peab tõdema, et juba ammu pole võimalik globaalse ületarbimise päeva detsembris tähistada. Tegemist on väga liikuva pühaga. Septembrikuus sai seda päeva viimati tähistada aastal 2004. Ligi 20 aastat hiljem on globaalse ületarbimise päev augusti esimestel päevadel. Ehk siis augusti, septembri, oktoobri, novembri ja ka detsembri elame juba inimkonnana praegugi võlgu. Ja mis on siis selle võla tingimused ja millal see võlg sisse nõutakse? Ja kas häda korral saame maksepuhkust? Kuna meil pole kuskilt mitut maakera juurde võtta või isegi 0,7 maakera mitte, siis peame hakkama mõtlema jätkusuutlikumatest lahendustest. Seda eriti just majanduses, sest ressursside ülekasutamist kannustavadki just majanduslikud eesmärgid. Kas see sama majandus, mis meid ummikseisu on viinud, pakub ka lahendusi? Täna uurimegi koos jätkusuutliku majanduse võimalusi ja mõjusid. Meie tänane põhiline majandussüsteem on laias laastus kapitalism. Mis on kapitalism ja millised on selle mõjud? Kapitalism on kasumi suurendamisele suunatud majandussüsteem. Kapitalismi iseloomustavad palgatöö, vabatahtlik kaubavahetus, hinnasüsteem, vaba konkurents ja eraomand. Lihtsalt öeldes on kapitalism selline süsteem, kus üritatakse võimalikult odavalt ja palju toota või teenuseid pakkuda, et müügiga võimalikult suurt kasumit teenida. Kapitalismi püüdlus pidevalt kasumit toota toob kaasa mitmeid negatiivseid mõjusid. Nende negatiivsete mõjude tulemusel kannatab tõsiselt meie planeet ja inimeste heaolu. Näiteks töötavad hetkel väga paljud inimesed pikki päevi äärmiselt ebatervislikes tingimustes ja väga väikese tasu eest. Kui rääkida aga mõjust keskkonnale, siis ei saa me jätta mainimata suurkorporatsioone. Raha räägib. Suurettevõtted proovivad pidevalt läbi lobitöö takistada enda kasumit kahjustavate keskkonnaregulatsioonide vastuvõtmist. Näiteks üks maailma suurimatest rahvusvahelistest naftaettevõtetest British Petroleum on teinud lobitööd, et leevendada naftaplatvormide abil nafta ammutamisele kehtivaid keskkonnaregulatsioone. Tasub aga mäletada, et 2010. aastal plahvatas samale firmale kuulunud naftaplatvorm nimega Deepwater Horizon ning põhjustas inimkonna ajaloo suurima naftareostuse, mille mõjud laastavad tänapäevani. On lihtne öelda, et kapitalism on halb nii inimestele kui loodusele, aga kas saab üldse teisiti? Võiks ju saada. Alternatiivseid majandusmudeleid on loodud mitmeid. Nende eesmärk on tasakaal majandusliku kasvu, keskkonnakaitse ja sotsiaalse õigluse vahel. Esimene selline näide on ringmajandus. Ringmajanduse puhul kasutatakse ressursse säästlikult ja jäätmeid vähendatakse. Selle asemel, et toota ja tarbida ühekordselt kasutatavaid esemeid, võetakse kasutusele disaini põhimõtted, mis soodustavad seda, et toodetel oleks pikk eluiga. Neid saaks parandada ja eluea lõpus uuesti ringlusse võtta.
see aitab vähendada jäätmeid, säästa ressursse ja luua uusi ärimudeleid nagu remonditeenused ja jagamismajandus. Ringmajanduse mudelis hoitakse lahus looduslikud ja tehislikud materjalid, et suurendada nende taaskasutusvõimalusi. Juba materjalide ja toodete disainimisel arvestatakse sellega, kuidas neid saaks hiljem taaskasutada. Toodetakse vähem, pannakse rohkem rõhku kvaliteedile, tarbija pigem rendib kui omab asju. Läbimõeldud on ka toodete tagastamislogistika, ehk siis toodete tagastamine on teenuse üks osa. Tooted suunatakse pärast kasutamist järelturule või ümbertöötlemisele. Teine näide on tasaareng ehk tasamajandus ehk mittekasv. Tasaareng on mõtteviis, mis kritiseerib pidevalt kasvul orienteeritud majandussüsteemi ning püüab ühendada majanduskasvu, sotsiaalse õigluse ja keskkonnakaitse eesmärgid. Selle eesmärk on uus jätkusuutlik tasakaalustatud majandus, kus kasv ja areng toimuvad ilma pikaajaliste negatiivsete mõjudeta nii ühiskonnale kui ka keskkonnale. Tasaarengu püüdlused on järgmised. Ressursside säästlik kasutamine ja ringlusse võtmine, tootmise ja tarbimise vähendamine, keskkonnasõbralike tehnoloogiate edendamine, ökosüsteemide säilitamine, sotsiaalse õigluse tagamine. Tasaarengu puhul peab kogu majandustegevus jääma vahemikku, mille põrandaks on inimeste baasvajaduste tagamine ja laeks planeedi ökoloogiline suutlikkus loodusressursse taastada. Võttes arvesse praegust olukorda, saab järeldada, et tasaareng tähendaks täna majanduse kestlikku kahanemist, kuni veel ei ole uusi tehnoloogiaid, mis võimaldaksid ökoloogilist lage tõsta. Samal ajal oleks ühiskonnas fookuses tagada kõigile turvalisus, tervishoid, haridus ja igapäevane toimetulek. Kolmas alternatiivne majandussüsteem on sinine majandus. Väike stopp, ärme aja seda segi teise olulise terminiga sinimajandusega, mis seostub meremajandamisega. Sinine majandus on Belgia ettevõtja ja majandusteadlase Gunter Pauli loodud jätkusuutlik majandusmudel. See töötab kõikide heaks ja kasutab seda, mis on kohapeal olemas ja kättesaadav. See toob ka majanduslikku kasu uute töökohtade loomise ja energiakulude vähenemise kaudu. Üks algatus või uuendus suudab luua mitmeid tuluvoogusid, ehk siis ka igatsetud kasumit paljudele osapooltele, tuues samas kasu ka tervele ühiskonnale. Samal ajal vähendab kohalik tootmine drastiliselt transpordile kuluvat energiat ja sellest tulenevat keskkonnamõju. Sinise majanduse mudelit rakendades toodetakse näiteks kaevandusjäätmetest kivipaberit, kasutamata vett ja langetamata ühtegi puud. Ohakatest valmistatakse bioplasti, määrdeaineid ja umbrohutõrjevahendeid, mis suudavad asendada näiteks hetkel väga populaarset glüfosaati, mille tootmiseks on vaja laastava keskkonnamõjuga fosforiidikaevandusi. Nagu ilmselt mõistsid, siis kõiki neid majandusmudeleid ühendab eesmärk vähendada keskkonnakahju, tõsta sotsiaalset heaolu ning edendada õiglasemat, tasakaalustatumat ühiskonda. Nende kõigi ühiseks eesmärgiks on uute roheliste töökohtade loomine ja innovatsiooni soodustamine. Need muutused aitaksid meil ületada keskkonna ja sotsiaalseid probleeme ning luua jätkusuutlikumat tulevikku. Aga miks me siis neid juba ei rakenda, kui nad meile nii kasulikud on? Nagu iga muutus tekitab täna ka mõte sellest, et peame hakkama enda tarbimisharjumusi muutma, paljudes inimestes vastupanu, rääkimata veel sellest, mida paljud ettevõtjad arvavad võimalikust kasumi piiramisest. See paneb ka poliitikud keerulisse olukorda. Kui teha poliitilisi otsuseid, mis inimesi hirmutavad, siis neid ju enam tagasi ei valita. Aga kui neid tagasi ei valita, ei saa ka nad enam ju poliitilisi otsuseid teha, ehk siis nokk kinni, saba lahti. See on üks koht, kus saame ka ise kaasa rääkida enda väljaütlemiste, valikute, tarbimisharjumustega. Alustada võib väikeste sammudega. Näiteks eelista kodumaist, väiksem ökoloogiline jalajälg transpordile. Kiirmoe asemel leia kohalikke tegijaid või ostle teise ringi poodides. Väldi lühikese elueaga plastikut, kasuta riidest poekotte, mitmekordselt kasutatavaid nõusid ja nii edasi.
sea endale teadlikult tarbimisprioriteedid. Olgu, head telefoni on võib-olla vaja, aga kas ka kõiki neid teisi vidinaid? Ja ole aktiivne valija. Oleme kõik osa lahendusest. Oma häälega saame anda poliitikutele märku, et meile on see teema oluline ja me ootamegi jätkusuutlikuma majandusmudeliga edasiminekut. Ja loomulikult peaksime mõtlema ka sellele, et kas meist ei peakski saama need poliitikud, ettevõtjad, lapsevanemad, kunstnikud, teadlased ja muud mõjuisikud, kes suudavad jääda kindlaks suuremale pildile, mis ei kätke endas ainult rahavooge, vaid selle kõrval ka meie ühist tulevikku. Kokkuvõtteks. Täna põhineb meie majandusmudel kapitalistlikel alustel, mille eesmärk on suurendada tootlust ja tarbimist, et kasumid oleksid võimalikult suured. See on aga kaasa toonud hulganisti probleeme, mistõttu oleme silmitsi nii globaalse ebavõrdsuse, ressursinappuse, keskkonnakahju kui ka kliimamuutustega. Teiseks, peale kapitalismi on aga olemas veel erinevaid majandusmudeleid, mis keskenduvad jätkusuutlikkusele nii looduse kui ka ühiskonna seisukohalt. Nendeks on näiteks ringmajandus, tasamajandus ja sinine majandus, millest igaüks läheneb majanduse jätkusuutlikkusele veidi erineva vaatenurga alt. Kolmandaks, jätkusuutlikutel mudelitel on potentsiaal luua majandussüsteem, kus inimeste heaolu ja keskkonnakaitse käivad käsikäes ning tagada meie planeedi säilimine tulevastele põlvkondadele. Neljandaks, üleminek tasakaalustatud majandusmudelile nõuab terviklikke ja koostöiseid muutusi avalikus ja erasektoris ning inimeste igapäevastes harjumustes. Mina loodan meie peale. Loodan, et meie mõistmine, hoolimine ja pingutus viivad selleni, et me leiame alternatiive. Ja juba varsti söön seda õnnetut kooki septembris, siis juba detsembris ja lõpuks üldse mitte. Sest oleme inimkonna nõudluse ja planeedi pakkumise tasakaalu viinud. Aitäh!